Laval on Triin Tars Ermitist ja räägib suurest pildist. Väga armas, aitäh! Aitäh kõigile nendele, kes on siia peale kohvipausiga veel alles jäänud. Mina olen Triin ja mina töötan Ermitis. Minu tiim on kesksete teenuste osakond ja täna on siis see fookus meie Jiral, kõigel sellel, mis eksperimente me oleme selle kallal teinud ja kuhu me oleme jõudnud, et meil on väga ambitsioonikad plaanid, sest nii on meile kombeks. Ja enne kui ma selle nii-öelda sisu juurde liigun, ma ütlen, et mina ei ole Jira peakasutaja. Mina olen täiesti tavaline Jira kasutaja. Ütleme nii, et täiesti tavaline juht, kes ei vaja oma tööks eriti palju õiguseid. Nii. Jaa, ei õnnestunud. Aha. Kõigepealt siis võib-olla natukene pilguheid sellesse, et kes ja mis me oleme, et RMIT on siis Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskus. Meie kõige suuremad tähtsamad kliendid on siis Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, RTK ja kõik maavalitsused veel kuni selle aasta lõpuni ja uuest aastast tuleb meie kliendiks ka Kultuuriministeerium umbes 10 asutusega ja tulevikus siis kõigi oma asutustega. Ja meil on 131 töötajat. Me oleme kõikides maakondades üle Eesti esindatud. Meie teenindada on 2700 kasutajat umbes, neid siis lisandub uuel aastal 1000 juurde. 3400 töökohta, ehk et siis igal kasutajal võib olla rohkem kui üks töökoht. IT-varasid on üle 100 miljoni euro, me oleme tõeliselt suured ja me saime sellel kevadel ISO kvaliteedisertifikaadi, mis siis teeb meie selja sirgeks. Nüüd see, missugused plaanid ja ambitsioon oli meil Jiraga, siis selleks aastaks oli niisugune, et oma projekte, arendusprojekte oleme me Jiras teinud väga kaua aega, mitmeid aastaid ja eelmise aasta Heureka meie jaoks oli Big Picture, mille abil me siis oma projekti portfelli korrastasime ja paremaid ülevaateid saime ja selle aasta plaan oli juurutada siis helpdeski moodul, mis on siis Jira Service Desk ja muudatuste haldus. Ja need on mõlemad niisugused suured tükid, mis meil täna on teises töövahendis, mille nimi on Incident Monitor. Ja tegelikult kukkus see asi välja nii, et meie timeline sai palju tihedamaks. Me alustasime kevadel peale seda, kui me olime oma projekti portfelli ja projekti juhtimist reforminud ja korrastanud sellega, et teha korda oma teenuse portfell. Me alustasime teenuste nii-öelda uut kirjeldamist siis selle aasta kevadel. Oleme seda teinud nüüd mõned kuud. Sellele on nüüd lisandunud juurde probleemihaldus, millega me oleme ka startinud, mis meie eelmistes töövahendites väga hästi algu olla ei saanud. Me praegu tegeleme väga aktiivselt muudatuste halduse tükiga, et leida sellele uus hingamine ja katkestuste haldusega, mis siis on kohe järgmine plaan, et planeerimata katkestused teenuste kohta eraldi välja tuua ja kui me ütleme nii, kevadel me arvasime selgelt, et me läheme kohe Service Deskiga. Juuniks on meil kõik tehtud, me oleme kõik juba, meil on ilus elu, siis praegu meie timeline on läinud nii, et Service Desk on meil kõige viimane, sest me saame aru, et mida rohkem edasi me mõtleme, seda paremini ja täpsemini me tahame oma helpdeski ületulekut plaanida. Me oleme väga ettevaatlikud, et mitte midagi ära rikkuda, sest kõik meie pea 3000 kasutajat peavad meie tähelepanu saama ikka edasi, et nemad ei saa teenusest ilma jääda.
ja see plaan, nagu näha, on siis kõik ainult selle aasta numbriga ja me oleme päris veendunud, et me tuleme sellega toime, et me tükkhaaval liigume, väikeste portsudega piloteerime, kohe teeme ära ja kohe õpime oma ebaõnnestumistest. Tõeliselt agiilne viis. Ja kui ma seda tänase päeva kava vaatasin, siis ma algul arvasin, et ma Big Picture'ist üldse ei räägi, sest see ei ole nagu minu teema, et ma olen lihtsalt projekte vedanud, mul on jah mitu projekti, aga et ma olen lihtne kasutaja. Ja siis ma vaatasin, et kuna see on välja kuulutatud, et ju ma pean siis ikka rääkima sellest natuke. Ja meie niisugune projektiportfell näeb välja siis selline, et meil on praegu olukord, kus meil on kõike. Meil on lihtsaid projekte, meil on keerulisi projekte, meil on väga palju erinevaid template'e, aga me tegeleme aktiivselt selle standardiseerimisega. Ja ma olen välja toonud siia 2 niisugust meie standardset töövoogu, mis on siis kõige selle aluseks, et me suudame oma projekte panna kõrvuti seisma ja neid nii-öelda sarnaselt vaadelda. Ja projektidena, ka sellest, tegelikult kõik algab sellest meie mõttemaailmast, et projektid ei ole meie majas enam ainult arendusprojektid, kus tehakse mingid, kirjutatakse koodi, midagi testitakse, vaid projekt võib olla ka meie organisatsiooni projekt, mingi töökorralduse muutus. Väga edukas projekt on meil olnud meie enda uue nii-öelda RMIT 2.0 uue hingamise leidmine, mis on meie uued fookused, uus strateegia, et ka sellist tüüpi projekti veame me täna Jiras. Ja see on tõesti selline lihtne projekt. Kõik need, kes ei tegele arendustega, saavad ka aru, et on mingid tööd, mis on vaja teha ja siis on nad tehtud. Ja praegu me tegeleme siis sellega, et me standardiseerime järjest oma projekti põhimalle. Meil on lihtsad, meil on keskmised ja siis on meil kõik need väga keerukad ja on ka projekti portfelli tüüpi projektid, mis siis on loodud selleks, et võtta neid mingis arenguplaanis või arendusplaanis kokku. Ja ma tõin siia seina peale välja siis ühe minu enda projekti, mis on Big Picture'i vaatega rikastatud ja selles projektis on näha need võimalused, mida meie igapäevaselt kasutame, et leida üles need teemad, mis on läinud punaseks. Miks ei ole sinna pandud piisavalt tähelepanu? Miks need tööd ei ole valminud? Et kas on küsimus planeerimises või on nad lihtsalt hiljaks jäänud? Mis on minu tööd, mida mina pean tegema? Kuidas see projekt üldse välja näeb? Mis on need katusteemad, mille all on pisikesed taskid? Et tavaliselt Jira ja Big Picture'i vahe meie jaoks kõige selgemini tulebki sealt välja, et me suudame oma tööd portsudeks laiali jaotada nii, et need moodustavad mingeid loogilisi selgeid peatükke, mingeid klötse ja selles, kuidas neid taske sorteeritakse ja järjestatakse, kes missuguseid etappe või tükke oma projektis näeb, see on täiesti vaba, et me ei pea seal mingeid piiranguid seadma. See konkreetne projekt on siis tükkideks jaotatud teemapõhiselt, mis ongi siis meie praegune Jira juurutus sellel aastal. Ja Helpdesk on väga kõnekalt punane, sest me arvasime tõesti, et me tegeleme sellega kevadel. Kevad on läbi. Nüüd juba tuleb talv. Ja kõik need teemad siin järjest tulevad, mis mille all on. Üks väga oluline komponent, mida me siin kasutame selleks, et neid vaateid tekitada, on meie linkide plugin, millega me loome taskide vahele child-parent seoseid ja veel muid vajalikke ühenduslülisid. Nii et see on meie põhitöövahend. Ja kui ma vaatan nüüd sellist high level üle projektide vaadet, siis ühel projektil võib olla mitu erinevat katust. Ehk et mina võin vaadata oma projekte, ma võin vaadata oma tiimi projekte, mul võib olla mingi ärivaldkond täiesti eraldi välja toodud, mis projekte või teemasid ma seal vaatan ja see võimaldab võtta ka mingit tükki mingist projektist, et ma vaatan näiteks üle oma tiimi projektide kõiki neid teemasid, mis on testimisfaasi küsimus näiteks või uute arenduste küsimus. Ja
ja üks ja sama projekt võib siis olla mitmes niisuguses vaates, et siit tulevad need roadmapid lihtsalt iseenesest välja, et me ei pea neid lisaks tekitama, vaid need juba on olemas. Kui projektijuhid teevad oma tööd, siis need juba tekivad. Ja ma ei peatuks sellel teemal rohkem, ma läheks edasi meie teenuse portfelliga, mis on nüüd projekti juhtimisest väga erinev teema meie jaoks olnud ja sellel kevadel me alustasime siis oma teenuste kirjeldamist, eelnevalt meil olid teenuste kaardid Confluence'is ja Confluence niisuguse vabatekstilise lahendusena lõpuks enam ei toetanud meid. Et sellest ei piisa, et me kirjutame kuhugi paberinurgale, et me oleme lubanud teile anda 375 monitori. See ei ole lihtsalt piisav. Ja meie eesmärk oligi siis alustada selle service deskiga niimoodi, et kõik need pöördumised, mis meile sisse tulevad, me suudame need siduda mingite teenustega ja hiljem siis aru saada, mis mille pärast juhtus, mis millega seotud oli. Ja meie lähenemine on selline, et me oleme kirjeldanud endale neid linke, et mis on alamteenused, ülemteenused. Me oleme kirjeldanud endale siis selle abil teenuseid ja teenuste komplekte. Me kõiki tasemeid nimetame võrdselt teenusteks. Lihtsalt mõnede pea kohal on veel midagi ja seal võib olla veel midagi. Ja niimoodi tekivad meie teenused. Ja see, kui peeneks me läheme, see on jällegi meie oma vaba valik. Ja teise olulise komponendina on need teenuse mõjutused. Et hästi suur probleem meie jaoks on mõjude hindamine. Kui me planeerime mingit teenuse muudatust, siis kuidas me aru saame, mis selle taga veel on. Et kui keegi ütleb, et väga hea, teeme Oracle ja upgrade'i, et mis siis juhtub tegelikult meie majas. Meil on nii palju teenuseid, nii palju kriitilisi ärirakendusi, et me ei saa lihtsalt niisama teha mingit muudatust. Me peame hästi sügavalt sisse vaatama. Ja siis me kirjeldamegi iga teenuse juurde ära lisaks tema ülem- ja alamkomponentidele seda, missuguseid teisi teenuseid ta mõjutab ja millest tema veel on mõjutatud. Et leida neid ristipidi seoseid. Ja väga olulisena tulevad siis pilti siin, kui me vaatame seda teenust, et mis on temaga seotud muu maailm, et kuidas see teenus meil tegelikult toimib ja kuidas ta elab. Ja niimoodi me oleme loonud endale terve rea projekte, probleemid, siis pöördumised, katkestused ja muudatused, mida iga teenuse juures me lingime kokku ja me saame terve seda teenuse elukäiku selle sama teenuse portfelli seest vaadelda. Kui palju on temaga seotud pöördumisi ja teha sellist analüütikat, mis meil eelnevalt ei ole olnud võimalik. Ja üks tavaline teenus, mis on siis mobiilne töökoht T-seerias Üler, meie täiesti igapäevane teenus, mida me oma klientidele pakume, üks näidis nendest, ongi siis toodud välja, et mis on tema alamteenused, näiteks mingid litsentsid, näiteks e-post ja kalender on selle töökoha teenuse osa, mingisugused failid, meilid, viiruse tõrjed ja see teenus sõltub nüüd varundusest ja Active Directorist. See on praegu meie viis. Me ei tea, kas saab paremini, me praegu teeme nii. Nüüd see, mida me portfellis veel teeme, on teenuste elutsükli jälgimine ehk et iga kliendi teenuste lõikes me vaatleme seda, et mis on meil uued asjad, mis tekivad pilti ja mis hakkavad meil välja minema. Ja kogu see info, mida me SLA lepingu jaoks vajame, kõik me kirjeldame teenuskaardil. Ja siin hulgas on siis ka hinnastamine ühe olulise osana, et me ei kogu kuskile Exceli tabelitesse või Wordi dokumentidesse eraldi hinnainfot. Nüüd meie portfell praegu, see tõesti nagu hetkel, sest see number muutub iga päev, et ma tegin seda nii-öelda esimest esitusmaterjali nädal aega tagasi, siis meil oli 420 teenust. Nüüd meil on 437, see on eile õhtu seis, see on kindlasti täna juba muutunud, sest meil on tööl portfelli haldur, kelle ülesandeks ongi teenuseid kirjeldada ja nende vahelisi seoseid luua.
hetkel siis see portfell näeb välja niisugune, et me jagame eraldi äriteenuseid, töökohateenuseid, tehnilisi teenuseid, kasutaja tavateenused, mis on siis näiteks Office, meilid, mingi niisugune asi, tugiteenused, kus siis inimesed toetavad mingeid protsesse ja välised teenused, näiteks mingid sertifikaadid või muu säärane. Ja me teeme siis Jira töölaudadele selliseid ülevaateid ka oma klientide lõikes. Ja teenuste hinnastuse osas siis üks väljavõte lihtsalt, et mis on see info, mida me näiteks teenuslepetes siit otse võtame. Väga lihtne viis, kuidas näiteks saata klientasutuse peadirektorile lepingu sabas kogu vajalik SLA info on see, et me teeme siis teenuse portfellist selle ekspordi ja võtame oma tabeli sealt, kui ta vajab sealt Excelit täiendavalt. Nii palju siis sellest. Järgmine oluline tükk, millega me juba oleme tegutsenud, on probleemihaldus. Ja probleemihaldus on siis teisipidi vaade sinna teenuste juurde, et ühtepidi kõik probleemid peaksid olema seotud mingi teenusega, me jällegi kasutame oma linkide pluginat selle jaoks, et need asjad kokku siduda. Ja probleem on siis niisugune katusteema, et kui meil tuleb sisse pöördumine, me saame seda juba täna katsetada, sellepärast et me nii-öelda oma kõrvalseisvas süsteemis Imonis paneme need pikalt seisnud teemad lihtsalt kinni klausliga, et see teema on viidud probleemihaldusesse edasi ja me avame Jiras probleemi, see on täiesti eraldiseisev projekt. Kõik saavad aru, et tegemist on probleemiga, sinna alla me lingime kokku mingites projektides olevad tööd, kui see näiteks on läinud välisele arendajale või kuhugi edasi toimetamiseks ja me saame seda siduda näiteks ka pöördumistega, et kui see probleem on tekkinud mingisugusest kasutajapoolsest pöördumisest. Ja tulemus on siis selline, et probleemihaldur on siis meie teine niisugune väga oluline roll organisatsioonis, kes on nii-öelda järjehoidja või lapsehoidja siis kogu sellele temaatikale, et probleemid ei kukuks maha, et nad ei jahtuks maha, et me saaksime aru, kus ja miks me nendega tegeleme. Ja tema saab siis selle töövahendi abil anda siis õigetele inimestele ka tagasisidet selle kohta, kui see probleem on saanud lahenduse. Et need on meie olulised momendid, mis praegu kuidagi ei ole hästi pildis olnud. Ja probleemihaldur siis tegutseb niisuguse täiesti tavalise Kanbani peal. See on meil alles katsetamise faasis. Meil on erinevad klientasutused, kelle lõikes me neid probleeme sorteerime. Esialgu oleme me jõudnud sinnani, et meil on need probleemid siis erinevates väga mitmetes staatustes, mida me oleme oma käe järgi kujundanud. Me uurime neid asju, siis need probleemid võivad ootel olla, need võivad raha järgi oodata, need võivad oodata mille tahes järgi ja nad võivad ollagi tegutsemises. Ja see on äärmiselt lihtne teha olnud. Et see on selline 10 minuti töö, mitte rohkem. Ja see on lihtsalt üks niisugune katsetus ja see meie, ütleme, probleemide tegemine siis näeb välja nii, et kui meil on mitmed sarnased probleemid, siis üks jääb katuseks ja ülejäänud lähevad siis nii-öelda subtaskidena sinna alla. Ja tundub, et praegu selle töölauaga on võimalik toimetada ja me katsetame, et läheme asutuste kaupa siis edasi. Järgmine hästi oluline tükk meie jaoks on muudatuste haldus, mis haagib ennast sellepärast hästi tugevalt pilti, et ta on meil täna ka Imonis. Ja muudatuste haldus on meil, me ei saa siia sisse kuidagi, ei saa siit edasi. Ja kus ma saan ta õigeks? Ja ma ei saa aru, kus ta on. No võt. Yes. Me peame sellel muudatuste haldusel kauem peatuma. See on selge. See on hästi raske teema. Me oleme seda nüüd pilootinud nii, et me läksime tegema kõigepealt projekti tavalise Jiraga. Sellepärast, et väga tore. Me läksime seda tegema tavalise Jiraga, sest Kaur ütles,
et me peame kindlasti võtma selle Service Deski portaali, kui me tahame kooskõlastusi teha. Me ütlesime, et me ei taha. Siis me proovisime. Siis me saime aru, et tavaliselt Jiras on väga vastik. Väga vastik, sest et see on lihtsalt nii keeruline. Meil on nii, et meil on Kääb, kes kooskõlastab ja meie hästi oluline eesmärk on tuua äri ka meie muudatuste planeerimise protsessi paremini sisse, mis tähendab seda, et me tahame kohe nagu hästi alguse faasis juba küsidagi, et okei, äri, kas teile sobib see kellaaeg, et me võtame Stepslist välja ja teeme mingi change'i. Nad ütlevad, et jaa, sobib küll, okei, aga kuidas me kasutajatele teada anname sellest, et nad saaksid mõistlikul moel aru, mis nendel siis juhtub. Mis süsteemid nendel täpselt ei tööta. Äkki me suudame selle teksti koos kirjutada siia lahtrisse ja öelda siis, et help saadab täpselt selle teksti välja. Sellised probleemid on need, mida me lahendame, et kasutaja saaks õigel ajal õigest asjast teada, et äri ka ei saaks nagu halba üllatust. Ja see muudatus, mida me siis planeerime, on seotud hästi erinevate keskkondadega, hästi erinevate rakendustega, et meil on ärirakendusi suurtel asutustel ikka 200 per asutus on küll tõesti suuri. Et kui te vaatate e-maksuamet, siis see on mingi 200 ühikut, eks ole. Ja nendes kõigis me teeme mingeid muudatusi, mis mõjutavad midagi ja kedagi ja lõpuks kasutaja ikkagi ei saa oma tuludeklaratsiooni mingil hetkel esitada, eks ole. Sest uus FIDEC peab tulema, sest maksumuudatusi tehti. Ja see tähendabki seda, et me siis seda muudatust planeerime, me katsetame hästi erinevates keskkondades ja üks väga oluline analüüs, mida me muudatuse juures peame tegema, on tema mõju ja ka äri peab saama aru sellest mõjust. Et see ei saa olla ainult meie arhitektide, arendajate, süsteemi adminide peas. Ja kui ma siit nüüd edasi panen ette sellise pildi, siis meie senine ideoloogia on olnud selline, et keegi tellib mingi muudatused, tuli tükk koodi, on vaja kuskile riputada, näiteks testkeskkonda, paneme kinni tehtud, muudatus valmis. Siis nüüd me ei lepi sellega enam. Meil on uus strateegia, me mõõdame oma tegevust, me vähemalt püüame sinna poole. Ja me tahame, et ka meie arenduste kvaliteet tõuseks, mis tähendab seda, et üks asi, mida me loodame siit saada, on meie tarneahela pikkus. Ja me proovime sellist lähenemist, me ei tea, kas see töötab, jumala eest ei tea, et kui me oleme mingi muudatuse algatanud ja öelnud, et tema hakkab kõigepealt minema meil testkeskkonda, siis see muudatus ei saa valmis sellega, et ta sai testi. Muudatus saab valmis sellel hetkel, kui ta on läinud tootesse ja ta on kasutatav ja see, mitu sammu ta seal vahel vajas, ei ole tegelikult kasutaja või selle tellija jaoks vajalik info. Ja jah, me võime sellest pärast teha mingeid järeldused, kas me tõesti peame solgutama ühte tarnet nii paljudes keskkondades või mitte, aga see on see meie eesmärk, et me tõesti tahaks jõuda arusaamiseni, kui kaua meil see tsükkel kestab, kui me alustasime midagi ja kui ta jõudis tootesse. Nii et me proovime ja võib-olla järgmisel seminaril on meil juba öelda, et kas me oleme õnnestunud selles või oleme me siis saanud ainult õppida. Ja sellele meie mõttetöö teine osa seisneb siis selles, et see, mida ma enne rääkisin just, et kuidas me pühendame äri ja Kääbi nendesse protsessidesse, see on lihtsalt üks näide, see ei ole meie lõplik protsess, see on lihtsalt see moment, kus me vaatasime neid nii-öelda üleandmispunkte, kui palju ja keda me peaksime mingil hetkel nagu pingima, jah. Et kas mis etapis me vajame seda, kas meil on mingi ühtsus. Meil näiteks on nii, et meil erinevate äride osas mõned ärid tahavad iga keskkonna muudatustes kaasa rääkida, iga keskkonna tarnete osas näiteks kliendile öelda, et sa ei saa sellel päeval seda asja kasutada. Et näiteks pre-live on maas homme. Aga mõnda teist äri, see ei ole tema äriprotsessis oluline info ja teda me kaasame ainult tootemuudatuste plaanimisse.
nii et meil on hästi erinev ja me püüame üle kõikide oma klientide seda vaadet ühtlustada ja see on päris suur mõttetöö, me oleme seda teinud tegelikult kevadest saati, pidanud majasiseseid väga tuliseid arutelusid ja aru saanud, et see, kuidas me need nagu vormid loome ja selle protsessi loome, et see on kõige lihtsam osa sellest. Ja nüüd me jõudsime sinnani, et me tegelikult teeme selle Service Deski projekti peale tõenäoliselt. Lihtsalt see on mingi eileõhtune heureka, kus tekkis see avastus, et kõik need kooskõlastusringid, mida meie hädasti vajame, et teenuse omanik saaks teada, et teenuse peakasutajad saaksid teada ja saaksid kaasa rääkida selles, ja kääb saaks öelda, et kas see muudatus on okei sellel ajal ja selles kohas, et siis me läheme tegema Service Deski kooskõlastusringe. Me katsetame. Edasi siis üks niisugune esimene test siis meie praeguse piloodiga, mis tõenäoliselt järgmise nädala fookuses juba ebaõnnestub, on siis seesama muudatuste Kanban, kus me lihtsalt vaatlemegi, et missugusesse staadiumisse need muudatused on jõudnud. Ja ujumisradadel on meil siis need keskkonnad, ehk et meie ootus on see, et kõik muudatused mitte ei lõppeks kusagil muudatus tehtud, aga ta ei ole toote keskkonnas, et kõik peaksid nagu keskkondadest välja jõudma lõpuks sinna toote tehtuks. Ja tundub, et sellised vaated on need, mis loovad inimestes elevust ja nad on nõus sinuga kaasa mõtlema väga, väga edukalt, et see on nagu väga, väga okei. Katkestuste haldus on meie järgmine teema, et seda teemade rohkust me iseenesest ei karda, sest need asjad tulevadki meile jupphaaval. See on jälle üks eraldi projekt, millega me oleme praegu sellel ideologiseerimise tasemel ja mu hiir jälle ei tööta. See on väga lahe. Et katkestuste väga tore. Katkestustel me peame jälle siis rohkem peatuma. Et katkestuste osas meil on üks hästi suur teema, et kuidas me mõõdame teenuste käideldavust, sest me seda ei taha käsitsi teha. Ja seda, millal teenus on olnud püsti või pikali, seda sisendit me saame mitmest kohast. Inimesed pöörduvad helpi ja ütlevad, et minu teenus on katki, ma ei saa sinna sisse. Help registreerib selle ja nad annavad selle kellelegi edasi toimetamiseks. Meil sisemiselt monitooringust avastatakse, et mingi teenus on kukkunud pikali ja meil on muudatused, millest tekivad planeeritud katkestused. Mõtle, kui tore, sa saad kõike seda uuesti näidata kogu aeg. Suurepärane. Ja muudatused, mis põhjustavad meile katkestusi, et seal meil on alles mõttekoht, ära nüüd rutta, palun. Ja ma saan aru, et me teeme kõike kiiresti, aga mitte nii kiiresti, et see nii-öelda katkestuste haldus on meil praegu nii-öelda mõttekoht just selleks, et kuidas me seda infot ei dubleeriks, et kui need katkestused saavad mitmest kohast oma sisendi, et siis kuidas me seda teeme, aga see eraldi projektina katkestuste pidamine tekitas elevust sellel hetkel, kui me ütlesime oma adminidele, et aga me saame äkki sabiks siis otse automaatselt hakata sinna sisse tõmbama midagi ja siis tuleb hästi palju seda infot ja see on jube hea, kui ta on kõik eraldi projektis. Ühesõnaga, me ei tea, kuidas meil sellega läheb, aga see on meil ka kõik nüüd, mitte järgmise nädala plaanis, aga võib-olla siis üle järgmise nädala plaanis. Ja kui ma siit, me ei julge enam selle hiirega toimetada, siis me jõuame helpdeski lõpuks. ma tunnen juba, et ma ise vajan abi, aga helpdesk on siis see, millest me kõigepealt pihta hakkasime. Ja helpdeski juures meil on tegelikult hästi olulised tükid. Mul on üks väga oluline asi siit puudu, on meie telefoni liidestus. Et kui tuleb kõne, siis tegelikult juba Jira task tehti. Et helpdeski töötaja lihtsalt jätkab. Mitte ei alusta, vaid jätkab. Ja see on täiesti võimalik, et see arendus on meil niisugune, et adminid natuke nokitsesid, siis juba nagu oligi. Ja et me palju ei tea sellest. Ja lisaks sellele meil on siis üks hästi oluline rakendus, mis on meie sisemine, kuhu me võtame kõikide oma töötajate info, siis riigi kesksest personaliregistrist SAP-ist
siis seal on, see on siis meie telefoniraamatu rakendus, kuhu maandub info selle kohta, et kes on meie töötajad, mis asutuses nad on, mis struktuuriüksuses nad on, kes on nende juht, siis telefoninumbrid, meiliaadressid, puhkused, kes keda asendab. Aga need ei tule enam SAP-ist, vaid need tulevad RTIP-ist. Aga telefoniraamat on see keskne komponent, mida me hädasti vajame selleks, et otsustada näiteks change'i puhul, et kelle ma siis homme selle change'i kooskõlastusse panen, kui tema puhkab. Et see on tegelikult oluline komponent igale asjale, aga me oleme oma nende erinevate tükkidega ja nende pilootimisega läinud nii, et me ei tee kohe kõike automaatseks, vaid me katsetame, et kui me suudame ise seda otsustada, järgi tšekkida, me katsetame, kas see protsess töötab, kas see vorm töötab, kas see ideoloogia töötab, siis me automatiseerime. Ja pöördumised tulevad meil helpdeski. Helpdeskis on kõige olulisem moment, kus siis nende töö hakkab haakuma kogu selle eelnevaga, on see hetk, kus nemad seovad selle pöördumise mingi teenusega. Ja hästi oluline on, et nad leiaksid ruttu, et meie teenuste pealkirjad oleksid sellised, et help mõistab, mis on mille osa või mis on mille ülemus. Ja et nad suudaksid hästi kiiresti seostada. Ja kategoriseerimine on siis see, et kas tuli intsident, kas tuli teenussoov ja siia külge me siis seome selle kasutajaportaali. Ma ei saa teile näidata neid pilte, sest ma ei ole näinud neid pilte veel, aga see tuleb meil kõik enne selle aasta lõppu. Ja siit tuleb teenussoovidega seostuvad jällegi need samad kooskõlastused, mis olid hästi tähtsad meie change'i puhul, sest kooskõlastuste puhul näiteks, kui minusugune kirjutab helpi, et palun mulle anda ilma juhtmeta hiir, siis help ütleb, et väga tore, aga sinu juht peab sellele okei ütlema. Siis praegu on nii, et ma siis lähen, kas ma siis võib-olla forwardin selle meili oma juhile, küsin, et kas ma saaksin palun ühe juhtmeta hiire, siis ta ütleb, et saaksid ikka, sa oled hea töötaja. Ja siis läheb see helpi ja help suunab selle edasi ja siis tehnikud toovad mulle pidulikult ühe juhtmeta hiire. Et me tahaks seda protsessi natuke lühemaks teha ja sellepärast on need kooskõlastused, mis on vahetult juhilt vaja saada, hästi tähtsad. Ja jällegi, kui vahetu juht puhkab, siis see süsteem peab teadma, kes on asendaja. Nii et need on tähtsad aspektid siin juures. Ja siis, Kaur, meie arendused saavad novembris valmis, ja? Ja helpdeskiga me läheme tootesse aasta lõpuks, ja? Ja tegelikult on nii, et siin on veel üks hästi tähtis osapool, üks hästi tähtis vaade, mis on täna võib-olla kõige olulisem, on meie kliendi töölaud. Ma ei toonud siia sihilikult nagu päris töölauda, vaid ma tõin ainult need klotsid, sellepärast et päris töölaudadel on päris andmed ja päris hinnad ja päris teenused ja ma ei saa seda teha, ma ei saa seda tuua siia. Aga mida ma tahan öelda on see, et me toome oma kliendid ka Jirasse. Ja see on täiesti okei, kui näiteks meie klientasutuse peadirektor tuleb ja vaatab siis, et mitu sülerit on nende lepingus. Sest ta on ise sellele päriselt nagu füüsiliselt allkirja andnud, et tegelikult ka teab, aga võib-olla mitte iga päev ei tea. Ja oluline on see siis, et millele me täna keskendume, et me loomegi ilusaid visuaalseid lahendusi. Ja meil on üks väga hea piloteeriv asutus, kellega me siis katsetame, kuhu me oleme toonud siis välja, et mis on need teenused, mis on nende lepingus, mis on nende teenuste maksumus, kes on nende teenuste omanikud, kes on nende teenuste peakasutajad, kes on nende süsteemi administraatorid ja rakendusadministraatorid, kes on projektijuhid näiteks. Siis me tahame nendele tuua töölauale nende pöördumised, missugused, et kui palju neid pöördumisi on tulnud. Täna on nii, et me SLA raportis ütleme nendele numbri, teie eelmise kuu skoor oli 430 pöördumist. Okei, aga mis siis? Et see ei ütle mitte midagi, mitte kellelegi, et kogu valitsemisala pöördumistest teie osakaal oli 12,4%. Olgu. Et need numbrid ei ütle mitte midagi, nad tahavad tegelikult teada, millega meie inimesed pöördusid, millega neil oli mure siis, mis teenustega nendel on mingi jant.
tõesti, et lünk ei tööta, et videokonverentsi ei oska keegi kasutada, sellised mured ongi. Koolitame äkki natuke. Et oluline ongi see, et nad saaksid aru, kes millele õiguseid küsis näiteks. Et anda ülevaade sellest, et millega inimesed pöörduvad. Probleemid juba täna on nende töölaual. Nad näevad, millega probleemid on, nad võivad sinna sisse vaadata, nad võivad kommenteerida neid. Nad võivad anda oma panuse selleks, et kui näiteks probleemid on selles staatuses, et nad ootavad kliendi tagasisidet, ehk et nende poolset sekkumist, siis nad võivad neid protsesse ise lükata, ise kiirendada. Projektid ja tööd, et mis on nende arendusprojektides, sest meie kliendid teevad ka meie Jiras oma projekte, kuhu võib-olla meie puutume, aga võib-olla mitte. Ja just see osa, kus meil on see puutumus, neid töid me tahame välja tuua, mis etapis nad on, midagi on plaanimises, midagi on tegemises, midagi on ootel, kelle käes kui palju taske on. Et need, kes juhivad siis neid töid, saaksid ka sekkuda, et oot, minu inimese nimel on mingi 200 taski, kas ta tegelikult ka suudab neid teha? Et neid väljavõtteid teha. Change'id, hästi oluline tuua nendele muudatuste kalender silma ette ja teenuste katkestus, et millal need teenused maas on. Me veel kõiki neid vaateid ei tea, kuidas me teeme, aga me juba täna teame, et me peame tegema mitmeid vaateid, näiteks teenuste niisugune nimekirjavaade, mis on see portfelli ülevaade ja siis niisugune aktiivne töölaud, kus on siis hästi kiiresti muutuvad asjad, palju pirukaid, palju taske. Et need teemad me saame nendele välja tuua ja mis on see lõpptulem on see, et nad tegelikult ka teavad, mis nende teenustega toimub ja nad saavad seda ise juhtida, et nad saavad ohjata. Ja eesmärk on väga lihtne, et olla kliendiga ühel lehel ja samas ajavööndis, et saadagi üksteisest paremini aru, millest räägime meie ja millest nemad. Mulle tundub, et see on kõik. Nii et kui on küsimusi, siis ma katsun nendele vastata, aga ma tuletan meelde, et ma olen tavaline kasutaja, ma ei ole peakasutaja. Aitäh! Ühtlasi väga eeskujulikult on täna kõik püsinud ajas, et jätta sinna kenasti umbes 10 minutit lõppu küsimusteks, nagu väga hästi ettevalmistatud kõik ettekanded. Ma tahaksin eraldi tänada, see kliendivaade on nagu selline kokkuvõtva informatsiooniga on kindlasti väga oluline. Eile õhtul helistas mulle Tallinna Vee nimel Emori uurija, kes üritas minu käest 10 minuti jooksul saada teada, mida ma arvan Tallinna Vee maitsest. Ja et kas mul on olnud aasta jooksul nii-öelda intsident ja mis siis juhtus ja kas ma olin sellega rahul ja nendes mõttes, see võiks ju kusagilt nagu mujalt välja tulla, selles mõttes selleks ei pea õhtul kell 5 kliendile helistama ja küsima 10 minutit, et mis te tegite viimasel ajal ja kuidas te jõudsite, sügav kummardus, te liigute kindlasti väga õiges suunas. Nii, küsimusi, kas kellelgi on ka tooteportfelliga selles küsimusi, läheb siia? Eveli Kaarner, Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Mul on küsimus ikkagi selle big picture kohta, millest kõige vähem jutt oli, et mis on see ühik, mis seal aluseks on? On see Epic, on see task, on see projekt? Mis see on? See ei ole piiratud. Meil on neid, kes armastavad kasutada Epikuid ja meil on neid, kes neid ei armasta. Et seal iga Big Picture'i vaate puhul saab selle Big Picture'i vaate tegija ise otsustada, kas ma kasutan siin Epikuid või ma ei kasuta. Sest seda pilti saab sünkroniseerida kokku väga erinevatest elementidest. Näiteks seda, et kas ma süngin subtaskid, kas ma ei süngi subtaske sinna pilti. Kas ma toon need child-parent seosed või ma ei too neid. Kas ma toon mingid muud lingid või ma ei too neid. Et see on hästi mugavalt sätitav. Ja iga üks võib endale oma vaated kujundada ilma, et see lõhuks seda projekti oma taskidega. See on katusvaade. Selle katusvaate juures küsingi järgmiseks, et Remit nii suur nagu ta on, kliente nii palju nagu ta on, et kas seda big picture't või kas ta üldse joonistate näiteks, ma ei tea, Remiti esimese kvartali kõik tööd nii-öelda samamoodi big picture'il või te kasutate selleks midagi muud? Meil on praegu selline plaan, et me mahutame kõik tööd, mis on nüüd siis arendusportfelliga seotud, kõik arendusprojektid, tõesti tõmbame ühte katusvaatesse kokku. Ja. Aga me teeme neid vaateid väga erinevalt ja me teeme neid erineva detailsusega, sellepärast, et
meil on väga-väga suuri projekte ja see big picture on näidanud meile ära selle kitsaskoha, et meil võivad tekkida jõudlusprobleemid. Et tõesti nagu 1000 taske korraga ekraanile kerida ei ole alati väga mõistlik. Ehk et see on, ütleme nii, et kui me teeme selliseid suuri arendusportfelle, siis me loome sageli eraldi nii-öelda portfelli tüüpi projekti, mille sisse me teeme need katustööd ja me vaatame niisugust high level ajagraafikut ja me teame, et kõik need asjad, mida me oleme plaaninud, on seal kirjas ja siis, et me ei pea tegelikult neid projekte oma taskidega sinna lõpuni lahti võtma, et aru saada, mis seis meil on ja mis me teeme. Ja. Aga seotud need ikkagi on? Jaa, kõik asjad on omavahel seotud ja tõesti, ja me teeme seda ka, et lisaks sellele, et meil on nii-öelda üks suur plaan, me teeme ka ärivaldkondade lõikes erinevaid plaane, nii et neid plaane on tõesti palju. Noh, selle eelduseks, et seda kõike teha saab ja neid vaateid, et seal tulebki läbi mõelda, et nemad nagu võtsid sellest teatepulgast kinni, mis siin kunagi oli, kui ma tegin selle esimese ürituse esimese ettekande või oli see teise ürituse esimene ettekanne, kus ma rääkisin sellest arhitektuurist üldse, kuidas Jiras nagu mõelda või noh, et mõelda kastist väljas, kuna kõik see, mida siin näidati, see ei ole Jira standardfunktsionaalsus, et noh, seal enam projekt ei ole projekt, vaid projekt on hoopis mingisugune portfelli vaade näiteks ja Jira task ei ole enam task, vaid ta on tegelikult mingi portfelli pilet. Et nad kulutasid selle aja, et me koos mõtlesime läbi, et mida me tahame, just nad tahtsid see viimane lause, mis sul seal oli, et noh, kui seda visiooni ei ole, mida me tahame, ega siis me ka kuskil ei jõua, et noh, me sinna epikutesse jäämegi kinni. Et alati nagu peaks mõtlema läbi, miks me teeme midagi, et... Saalist? Tervist. Teenuste portfell, et milles see teil täpsemalt on? Kas need on nagu Jira piletid kuidagi, need teenused põhimõtteliselt või? Nii või? Jaa, see on meil koostatud nii, et teenuse portfell on tegelikult üks Jira projekt. Tal on lihtsalt väga erinev vorm, tal on erinev töövoog ja et lihtsalt tema andmestik on väga erinev. Sest tegelikult ju, mida me ühe teenuse kohta ütleme, et mis ta on, kellega ta koos käib ja tegelikult rohkem ei olegi vaja. Me ütleme sinna juurde veel, mis ta maksab ja kui palju teda on ja kogu see tema ülesehitus ongi nii lihtne. Ja tema töövoog on ka väga lihtne. Ta on kas siis loomisel või aktiivne või muutmisel, sulgemisel või suletud. Et ta on lihtsalt üks projekt, jah. Eritähistusega projekt. Et peaks olema selline plugin nagu Insight, mis peaks olema ka nagu sellesse, ütleme, teenuste haldamiseks sobilik. Viime helimehele mikrofoni. Insight on rohkem nagu detailne asset management ja see ei puutu siia. Noh, selles mõttes, et see on just kui see sama loogika, mis Insight hiljem jõudis järele, jah, aga nad on läinud jälle sinna liiga detailidesse. Noh, nemad lähevad hiireni välja, on ju. Meid ei huvita tegelikult kõigepealt mitu hiirt meil on, vaid meid huvitab, et me saaks laiendada seda loogikat nagu ülejäänud organisatsioon, et me saaks selle itilist stacki sinna kuidagi sisse niimoodi, et me ennast üles ei pooks pärast. Et selles mõttes see loogika on natukene lihtsam kui see Insight. Aga et Insight on väga hea asset management, et kui teil läheb seda vaja, siis selle jaoks ta on super. Aga et see teenuste loogika seal on natukene liiga overkill. Et võib-olla ma alustaks pigem lihtsamast. Et mis see meie nagu sõnum või mõte siin taga on, et selleks, et pidada oma teenuste üle arvestust, ei ole vaja mingit eraldi pluginat, et see toimib täiesti tavaliselt Jira projektina, lihtsalt see andmestik, mida me loome, peab olema läbimõeldud. Et kui ma mõtlen meie teenustest, siis meie teenus näiteks hästi tehniline mingi Oracle platvorm, kus peal näiteks on mingisugune e-maksuameti tükk, see võib olla, need mõlemad on teenused, aga ka näiteks XD turvaserver võib olla teenus. XD teenus mingi rakenduse küljes on ka teenus, et me räägime hästi seinast seina väga erinevatest teenustest ja need kõik on meil kirjeldatud ja omavahel seotud.
sellepärast neid nii palju ongi, et praegu me tegelikult põrkame näiteks riigis selle vastu, et erinevad asutused kirjeldavad oma teenuseid hästi erinevalt. Et kas teenus on töökohateenus või teenus on see, et mul on süler või teenus on e-post, et riigis ei ole tegelikult praegu ühtset niisugust standardit, et kuidas me sellest teenusest mõtleme ja kui me ütleme, et meie portfellis on üle 400 teenuse, siis nagu kõigi põlved lähevad niimoodi lõnksu, et tõesti nii palju, et kust te need saite. Et meil on nagu sellised väga huvitavad dilemmad praegu, et kuidas neid, millist taset käsitleda, mis on teenus? Küsimusi saalist? Tervist, siin oli juttu juba assets management'ist, et kuidas te neid assets'eid haldate seal siis? Me tegelikult lähemegi sinna maale, kus meil äriliselt vaja on. Ehk et ütleme nii, et kui te küsite seda, et kuidas me teame, millise serveri juhtme seinast välja tõmbamisel, millised rakendused kukuvad, siis ma ütlen, et selle vahendi abil me seda teada ei saagi. Tegelikult ka. Ja me ei püüagi sinna poole, et oluline on see äriline mõistmine, et me saaks aru, et kui ärile on vaja seda selgeks teha, et 500 000 euri maksavad nende Oracle litsentsid, siis missugused rakendused nendel selle peal töötavad, et kui suur on see nii-öelda panus, et meie oma teenuse portfelliga ei taha üldse päris seda asset management'i tagada. See ei olegi eesmärk. Pigem küsimus oli sellest, et mis arvuti, mis kasutajal on ja mis kuvardal on ja nii edasi. See on meil hoopiski teine süsteem. See on meil üks teenus, mille nimi on varade register, mis on täiesti eraldiseisev süsteem, kus me selliseid asju haldame. Ja, see on meil täitsa eraldi asi ja seda me ei tee Jiras. See on meil oma arendatud lahendus. Teine küsimus tekkis problem management'iga. Nii. Kas kasutaja, kui tehakse intsidendist probleem, et kas siis nagu kasutaja näeb ka seda kuidagi või tal pannakse lihtsalt intsident kinni ja ongi kõik või? Praegu on niimoodi, et me kasutajale anname viisakalt teada, et tema see pöördumine on kinni pandud ja viidud üle probleemihaldusesse ja tegelikult on kõikidel nendel kasutajatel täpselt samamoodi võimalik oma probleemi lahendamist jälgida, sellest osa saada. Need, kes on selle probleemiga seotud, kes on selle algatajad, need me listime kõik kokku ja saame nendele anda tagasisidet, kui on vaja sellest probleemist anda teada, et me oleme selle lahendamisega kuskile jõudnud. Nii et ja see Jira töölaud, meie mõte ongi selles, et me loome need töölauad oma klientide kaupa, me piirame klientide ligipääsu läbi turvatasemete, mis tähendab seda, et ükskõik kas näiteks Statistikaameti tavatöötaja või peadirektor, nad mõlemad saavad Jirast täpselt ühele samale infole ligi ja kõikidest probleemidest on ülevaade ja ka sellest, mis nende sisu ja kuidas see lahenduskäik on. Nii et me tõepoolest ei taha varjata seda infot nende eest, sest nendega on need teemad seotud. Veel küsimusi? Ei tule, hakkame lõpetama. Mul on klassikaline inimeste arvu küsimus. Mul millegipärast alati on see inimeste arvuga see küsimus, et palju midagi on. Et sul on nagu seda portfelli haldab teile kokkustel 131 on meil hingekirjas. Ja sul oli olemas üks teenusportfelli admin, siis oli just üks mingi probleemihaldur. Palju ütleme selle nii-öelda sellise Ega mul rohkem polegi. Jaa. Tegelikult on niimoodi, et portfelli haldust meil ei olnudki eraldi inimest selle peale, et seda tegin mina oma põhitöö kõrvalt nii-öelda stardiperioodi. Selle nädala algusest on meil päriselt olemas portfelli haldur, kes päriselt tegelebki teenuste kirjeldamisega, nende seoste loomisega, lepingustamisega, hindadega ja kogu selle maailmaga. Probleemihaldur on meil nüüd ka olemas, ka sellest nädalast. Ja probleemihaldusega on nii, et sellega tegelesid nii-öelda spetsialistid enne ise. Aga sellist koondvaadet meil ei tekkinudki, nii et see on täitsa uus teema ja seda me töötame sisse ja probleemihaldur vähemalt praegu on tal küll palju tööd. Mitte, et meil oleks probleeme palju, lihtsalt me loome süsteemi, ärge mõistke valesti. Et me lahendame kogu aeg väga palju teemasid, aga on mingid teemad, mis ei saa kiireid lahendusi. Ja praegu tundub jah, et ühele inimesele piisavalt probleeme, ühele inimesele piisavalt teenuseid.
ja meil on siis Jira peakasutajaid, üks primary, üks secondary ja siis meil on tegelikult veel paar väga pädevat Jira inimest ja siis umbes 1,5 admini. Et meil on seda seltskonda ja see võib-olla me läheme nagu väga õhinapõhiselt, aga me tõesti tuleme toime. Väga hea. Vahepeal ei ole tekkinud küsimusi. Siis viimane deployment. No. Läheb toodangusse. Läheb toodangusse. Aitüma!